tere! Olen ammu tahtnud teha videot teemal, mis saab meist peale surma ja kust me tuleme, kes me oleme ja kuhu me läheme. Need on need põhiküsimused, mida kõik inimesed läbi aegade küsivad ja millele arvatakse, et ikka veel ei ole vastust, et ikka veel on see tundmatu teema. Ja mina ütlen teile seda, et vastus on olemas ja hea sõnum ongi see, et surma ei ole. Ja miks ma seda nii kindlalt väidan? Sellepärast, et ma olen sellega tegelenud peamiselt juba aastast 2011. Ja seda siis, kui ma olin ära tulnud kirikust ehk siis kristlikust usust, nähes, et see ei anna ikkagi lõplikke vastuseid. Seal on väga palju vastuolusid ja see on pigem eraldi teema. Kui kedagi see huvitab, võin ka oma kogemustest ja elamustest kirikus eraldi video teha, kus ma olin 20 aastat nii vabakoguduses kui ka katolikus kirikus. Aga praegu ma tahaksin lühidalt rääkida vaimude sõnumist läbi Michael Newtoni kirjutatud raamatu, mis annab väga-väga hea ülevaate sellest, mis toimub peale surma, mis toimub vaimude maailmas. Ja mitte sellepärast, et see on lihtsalt kellegi arvamusõpetus, vaid selles raamatus reaalselt kõlavad vaimude tunnistused ehk meie kõik oleme vaimud ja meie kõik võime olla siin raamatus ja teatud seisundis, ülisügavas hüpnoosi seisundis vaimuna rääkida iseendast ja sellest, kust ma tulin, miks ma tulin ja kuhu ma tagasi lähen. Ja see on väga-väga huvitav raamat ja see valgustas mind niimoodi, et mul ei olnud mingeid raskuseid kirikut selja taha jätta ja hakatagi uurima seda teemat sügavuti. Ja üldiselt ma olengi selline inimene, et mind huvitab vaimude maailma teema väga, rohkem kui selle maailma elu, igapäevatoimetused. Minu kirg on alati olnud teispoolsus, kes seal on, kas nad suhtlevad meiega ja kas me oleme nendega mingit pidi seotud ja kuidas. See on alati olnud minu jaoks väga põnev. Ja teie, kes teil ei ole aega lugeda vastavateemalisi raamatuid, vaadata tunde ja tunde surmalähedaste kogemuste videosid, siis teile ma teen sellise lühitutvustuse, sest ma tunnen, et ma tahan seda teha, sest see on nii tähtis ja oluline teema. Ja see on minu esimene video ning ma teen neid arvatavasti veel, võib-olla ka täpsustamiseks, aga alustame siis täna põhiteemast, kes on Michael Newton, kes kirjutas selle raamatu, mille põhjal ma väga-väga proovin väga täpselt ja lihtsas keeles siis seletada lahti kõike. Michael Newton on hüpnoterapeut ja ta oli tegelikult alguses lihtsalt arst, kes tegeles hüpnoosiga, viis inimesi nende lapsepõlve tagasi, et ravida neid traumadest, ravida neid terveks selle läbi, et nad teadvustavad, mis nendega toimus lapsepõlves
ja siis teha läbi tervendus, et inimene saaks minna edasi oma elus ilma neid haavasid kandmata ja et need ei mõjutaks tema igapäevast elu. Kuid neid seansse tehes ta ühel päeval või ükskord jõudis sellise kliendini, kes läks liiga sügavale nii-öelda keelatud alale. Ehk ta hakkas rääkima äkki, et ma olen kuskil, kus on minu hingegrupp, minu sõbrad, minu kodu. Ja Michael Newton ütles, vau, oota, et kus sa nüüd oled? Ja hakkas küsimusi esitama ja siis see klient hakkas vastama ja ta oli jõudnud üliteadvuse seisundisse ehk oma kõrgema mina, oma vaimuteadusesse, vaimumälestustesse. Ja sinna ei olnud Michael Newton kunagi oma kliente viinud, sest ta tegelikult ei uskunud teispoolsust, ta ei uskunud, et seal on elu. Ta oli üsna skeptiline. Ja see oli tema jaoks nii suur üllatus, et ta küsitles seda klienti edasi ja hakkas teisi kliente ka küsitlema sügavamalt, viima neid vaimumaailma, viima neid enne sündi olekusse ja ka eelmisi elusid vaatama. Ja sealt selgus, et on olemas koht, kus me viibime enne, kui me siia maailma tuleme ning see koht on meie kodu. See oli talle nii suur üllatus, et ta küsitles sadu ja sadu kliente, ta hakkas sellega tegelema, ta lindistas, ta tegi kokkuvõtteid, ta hakkas puslet kokku panema. Ja tema juures käisid erineva maailmavaatega inimesed, nii kristlased kui ateistid, kui New Age'ist, kui lihtsalt, kes ei võta mingit seisukohta, aga soovisid lihtsalt hüpnoosi kaudu tervenemist ja vaadata, mis sõnum sealt tuleb. Ja ta koostas nende sadade ja sadade hüpnooside põhjal raamatu, 2 raamatut, üks on siis, mis on siin, Hinge saatus, võite seda raamatukogust leida, võib-olla on veel ka müügil, ma ei tea, ja Hingerännak. Ning siis hüpnoosis, sügavas hüpnoosis vaimude sõnum meile on rõõmusõnum. See on sõnum, et me tuleme siia õppima, me tuleme siia kogema, me tuleme siia tegema tööd oma karmaga, meil on elulepingud, meil on grupid, kellega me koos teeme tööd. Ja rõõmusõnum on see, et me läheme sinna tagasi, kui me jätame siin keha maha. Ja see on püsiv ja pidev sõnum, see on püsiv ja pidev info vaimudelt üliteadvuse seisundis meile, kes me oleme praegu kehastunud, kes me ei mäleta midagi. Ja kes iganes tahab teada, siis ta saab teada, info on olemas. See ongi minu rõõmusõnum. Ja mida siis vaimud meile räägivad, on selle raamatu põhjal see, et hinged sünnivad hingemaailmas, vaimumaailmas. Neid tekitab ülim looja energia, nagu väikesed armsad sädemed lendame me välja hiilgavast tulest. Ma räägin hästi lihtsalt.
Meid võetakse armastuses vastu. Meid hoitakse. Igal hingel on kodus oma ülesanne. On erinevad arenguastmed ja need, kes sünnivad sellest mõõtmatust looja vägevast armastuse merest, mida nad kirjeldavad kui imelist, super võimsat, mõõtmatut armastuse ja energiaväe allikat, ülimat tarkust, siis sädemed, mis lendavad sealt välja, vormuvad hingedeks, uuteks, kes hakkavad arenema, avastama. Neid võtavad vastu nii-öelda laste kasvatajad, vaimud, hinged, kes hakkavad nendega tegelema, kallistavad neid, suunavad neid ja tajuvad ära nende missiooni, millisesse keskkonda ka kodus kuulub see hing, see vaim. Edasi hakkabki hinge areng. Ta määratakse sarnasesse hingegruppi teistega kokku, kus nad alguses lihtsalt tutvuvad selle mõõtmatu määratu hingekoduga, kus on mõõtmatult ja määratult palju erinevaid arenguastmeid, erinevaid tegevusi, erinevaid tegelasi. Ja nad saavad endale juba taevas kogenumad teejuhid, kogenumad vaimud, meistrid, kes armastuses ja rõõmus hakkavad neid väikseid uusi hingi suunama, aitama, kuid mitte kunagi neid kujundama. Vaba tahe, selle mõte on tulnud kodunt ülevalt. Või ütleme siis teispoolsusest. Ja niimoodi arenedes, kasvades oma teejuhtide, oma kaaslastega, rännates ringi, uurides ka erinevaid teisi planeete ja võimalusi kehastumiseks, otsustavad hinged ja nende teejuhid, millisele planeedile, millisesse õppekeskkonda see hing sobib, kuhu ta tahaks minna ja kas ta üldse sobib ja kas ta üldse tahab kuskile kehastuda või ta jääbki taevakoju ja tegeleb seal millegi muuga. Arendab ennast kuidagi teistmoodi. See on kõik hingede sõnum läbi üliteaduse hüpnoosi, et on hingi, kes kunagi ei kehastu, kellel on hoopis teised ülesanded. Kuid meie, kes me siin planeedil oleme, meie kuulume nende hingede hulka, kes kehastuvad ja saavad kogemusi ning arenevad läbi kehastumiste ning erinevate rollide, mis me võtame erinevatel planeetidel kehastudes. Ja see on väga-väga vahva sõnum. Ja see on igavene. Ning kui on ära määratud, millisele planeedile konkreetne hing ja hingegrupp sobib õppima, siis alguses minnakse ikkagi tavaliselt lihtsamatele planeetidele, kus ei ole väga palju neid väljakutseid, on väga lihtne, on väga armas, erinevad keskkonnad ei pruugi üldse olla loodus ja inimkuju nagu siin planeedil, võib-olla hoopis midagi muud. Nad kirjeldavad väga värvikalt erinevaid keskkondasid ja planeete, aga ma ei hakka sellest praegu siin selles videos rääkima, sellest ma teen võib-olla eraldi video. Praegu on lihtsalt ülevaade, natuke lühem ja kiirem. Ja kui meie hinged ja meie hingegrupp on piisavalt kogenud erinevaid lihtsamaid õpikeskkondasid läbi kehastumiste või siis külaskäikude erinevatele planeetidele, siis määratakse tõsisem ülesanne, missioon
ja grupp kogutakse kokku ning toimub ettevalmistus planeedile lähetamiseks ehk siia sündimiseks. Ja niimoodi me siia kõik oleme tulnud. Ja siin olles, kui me kehasse siseneme imikusse, on kokkulepe, et me ei mäleta ei seda, et me oleme igavesed vaimud, me ei mäleta oma eelmiseid kehastumisi, sellepärast, et need ei segaks just seda praegust rolli, seda praegust kehastumist, seda praegust õppetükki ja karma läbimängimist, läbitegemist. Meie sõbrad, meie hingegrupi liikmed tavaliselt tulevad meiega kaasa. Meil on kokkuleppeliselt ülesanded, kuidas me omavahel kohtume, miks me kohtume, mida me üksteisele siin kehastudes õpetame ja kuidas siis realiseerub see eluplaan või kas ta realiseerub nii, nagu me tahtsime või ei suuda me sellega hakkama saada ja võib-olla keerame ka siin käkke kokku, nagu me paljudes eludes oleme teinud. Kuid põhisõnum on see, et midagi ei tohi karta, midagi ei tohi nagu ahastada, sest võimalusi on mõõtmatult, võimalusi taaskehastuda, võimalusi minna mujale planeetidele. See õppimine ei lõpe mitte kunagi. Kui siin läheb midagi halvasti või pekki või ei läinud päris nii, nagu tahtsid, siis alati on võimalus teha uuesti. See võimalus on alati, mitte kunagi ei ole mitte midagi kadunud lõplikult. See on hea sõnum, see on rõõmusõnum. Meid jälgitakse siin. Meil on oma armsad teejuhid, kes igat meie sammu jälgivad. Kõik lindistatakse, nii-öelda maakeeles. Kõikide elud on lindistatud ja salvestatud ja säilitatakse vaimsetes nii-öelda raamatukogudes, mis on ka siin raamatus kirjas, need on tõesti olemas ja inimesed on sellele isegi pannud nimeks Akasha raamatukogud. Ja milleks? Sellepärast, et iga meie elu, iga meie roll on tähtis õppetükk. Me võime seda pärast minna vaatama, läbi kerida ja mõelda, mis me tegime hästi, mis me tegime halvasti. Raamatukogus on oma raamatukogu vaimud, kes meid abistavad, andes meile ette täpselt selle elu, mida me tahame näha. Ja kuna me maakeeles või maainimestena ei suuda mõista vaimseid realme, siis kirjeldavad vaimud meile kõike arusaadavas keeles, ehk siis tuues meile nagu meie planeedi sõnastiku kaudu, nagu et raamatukogu, lindistamine, ülevaatamine, oma elu ülevaatamine ja järelduste tegemine, et mis läks halvasti, mis läks hästi ja meie teejuht ka vaatab koos meiega pärast kõike seda. Aga me siis oleme siin kõik ja kui meie aeg on käes, ehk väga paljudel on siiski kindlaks määratud, kaua nad siin on. Nad on ise sellele nõusoleku andnud, kui palju on neil selles elus konkreetses vaja siin olla, et saada mingi vajalik kogemus, lihtsalt kogemus või mingi raskem õppetükk läbi teha või karma teemaliselt saada kätte tasu mingi kergema ja mõnusama elu läbi või hoopis siis teha läbi raskem paljude väljakutsetega elu. Kui see tähtaeg läheneb, siis me
lahkume kehast ja siin raamatus on kirjeldatud, et see on igal hingel erinev, sest me oleme kõik erinevad. Mõni hing sureb niimoodi, et ta on oma keha kõrval ja vaatab seda keha ja mõtleb, mis nüüd juhtus. Alles ma olin oma rollis, alles ma tegutsesin, rääkisin ja nüüd äkki ma kuskil nagu seisan või hõljun ja näen, mingi keha lamab. Ja enamus hingi alguses ei saa aru, et see on üldse nende keha, sest kohe, kui me oleme vaimuilmas, me tajume ennast reaalselt vaimudena. Me jälle mäletame, kes me tegelikult oleme, me ärkame nagu unest. Ja see keha, mis maha jääb, on nagu kuju, on nagu anum, astja, mis ei puutu enam meisse. Me vaatame seda nagu võõrast. Me mõtleme, see olin mina, aga see ei ole mina. Ja niimoodi hämmingus seisavad nad või hõljuvad nad selle keha kõrval. Seal ümber on võib-olla ehmunud inimesed, võib-olla leinajad. Me hüüame neile, hei, ma olen elus, aga me oleme juba teises dimensioonis, me oleme kehatud. Me ei saa neile enam häälega öelda, et hei, ma olen siin või neid puudutada. Väga vähesed on andekad, kes suudavad liigutada esemeid. Kuigi see tihti ehmatab neid, kes kehas on. Või siis teine võimalus on, et kohe plaksti, kui inimene sureb, lahkub kehast, on ta kohe juba teises realmis. Ehk ta on juba seal taevas, kus teda võtavad vastu need, kes on ennem lahkunud, ehk siis tema hingegrupi kaaslased, teejuhid, meistrid, kes tervitavad ja ütlevad, et tere tulemast reaalsusesse, et see, kus sa olid, oli unenägu. Nüüd sa ärkasid, nüüd sa tead, kes sa tegelikult oled. Ja see on vapustav, see on võimas tunne, mida nad siin raamatus ka kirjeldavad, et see oli eriti nende nägemine, kes surid ja keda igatseti. See on nagu selline rõõm ja taasnägemise ja seal ei ole keegi kehaga, aga energias tunned ära, kes on kes. Energias on kogu info. See on nagu infoväli. Sa vaatad seda vaimu, ta on valge, kera, ta on helendav energia, aga tema energiamuster ütleb sulle, kes ta on, kes ta oli maa peal selles elus, eelmistes eludes. Ja see on ülim rõõm ja armastus, mis seal vastu tuleb. Nii et hea sõnum on see, et ülim rõõm ja armastus. Ei mingit põrgut, ei mingit õudust. Enamus tunnistab, isegi kristlased, kes uskusid saatanat ja põrgut, kui nad teevad läbi Michael Newtoni poolt läbi viidud hüpnoosi üliteadvuse seisundis, lähevad koju, ütlevad, et seal ei ole põrgut, seal ei ole saatanat, seal on ülim armastus, ülim aktsepteerimine. Seal on sõbrad, armastus, seal on kõik, mida üks hing vajab. Kuid seal ei ole hirmu, karistust, etteheiteid. Pigem hing, kui ta vaatab oma möödunud rolli sellelt nii-öelda filmilindilt ehk salvestuselt, kui ta on selle elu elanud nii-öelda inimkeeles halvasti, on teinud haiget teistele, mingeid jubedaid tegusid, siis ta tohutult kahetseb seda. Talle antakse tunda, hinged ei tunne muidu seal, neil ei ole närvisüsteemi ega emotsioone nagu inimestel, aga nad tunnevad seda valu, mida nad tekitasid sellele kannatanule. Ja see on nagu vaimne valu, et ta nagu
läheb sinna rolli sisse ja ta nagu kogeb seda selle isiku sees. Ja see, nad kirjeldavad, on väga-väga valus. Vot see on ainus karistus. Ja momentaalselt enamus hingi tunneb täielikku ja täiuslikku vajadust seda hüvitada. Ja karma teema ma võtan ühes teises videos, aga see ongi juba see karma teema, et ma tahan minna tagasi ja hüvitada selle, mis ma tegin halvasti. Ma tahan teha järgmine kord paremini. Ja või siis, kui ta elu oli väga hea, ta tegi häid tegusid, ta armastas oma ligimesi, ta saavutas oma eesmärgid, siis karma tähendab ka seda, et ta võib järgmises elus saada nii-öelda autasu elu, kus ta sünnib normaalsesse riiki, kus kõik on nagu kerge elu, ei ole nälga, puudust, sõda, haiguseid. Ja niimoodi ongi, et selles esimeses videos mul ongi see tutvustus, et miks me siia tuleme ja et vastused on olemas siin raamatus, on olemas surmalähedaste kogemuste videod YouTube'is, mida ma olen juba, ma arvan, juba 100 varsti vaadanud. Ja ma ei vaata kõiki, ma ei usu kõike, mis seal räägitakse, ma selekteerin, ma tajun, ma tunnetan, ma panen kokku info, mis see inimene räägib ja kui see resoneerub sellega, mida vaimud on rääkinud hüpnoosis, kui see resoneerub teiste vaimude sõnumitega, näiteks sellises raamatus nagu Crayon, mis on ka üsna huvitav raamat, sellest ma räägin ka mõnes teises videos, siis ma kogun kokku info, mis sobitub, millel on väga paljude vaimude tunnistus taga, mis lähevad kokku, mis klapivad. Ja see on võimas. Nii et esimese video kokkuvõte on see, et ärge muretsege. Kõik on rahu. Kõik on igavene. Kõik on armastus. Vastused on olemas ja mina tahan neid teile jagada järgmistes videotes. Head õhtut teile, kallid!